Ja nüüd tutvustame FlySky auto ja laeva juhtimise pulti. Vaatame, mis komplekti kuulub, juba on karbist välja võetud ja sellises pakendis. Arutame lahti ja mis siin sees on. Kõigepealt torkab silma kotike, kus on näha vastuvõtja, antenn ja siin on ka niinimetatud paaritamispistik, mille abil, kui vajadust on, saab saatjaga ühendust programmeerida. Nüüd siis saatja ise, püstoltüüpi pult ja lisaks on siin karbis ka veel üks õpetusega pisike plaadike. Siin peal on inglisekeelne õpetus. Mida siis see pult teha võimaldab? Millised nupud siin on? Kõigepealt rool mudeli juhtimiseks, saab siis juhtida nii laeva kui autot. Suur display, 2,4 giga töösagedus ja antennikene saab välja panna. LCD display, nupud juhtimiseks ja millised nupud siis siin olemas on? No gaasi ja pidurit oleneb, kes kuidas pidi kasutab. Puldil on 3 kanalit, 3. kanali lülitis nupp on siin olemas ja saab ka trimmida 3. kanalit. Trimmid on siin koha peal olemas, et saab panna nii gaasi kui rooli trimmi paika. Menüüdes liikumine ja lisamenüüdes liikumise nupud. Lisaks on pult, siis lülitatakse ka sisse ja välja ja lisaks on tal laadimispesa ja ka saab seda pulti kasutada simulaatorina, arvuti külge ühendada ja kasutada internetist tõmmatud simulaatoreid. Puldi toiteks on 8 patareid või akut, mis käivad siia pulti alla ja pult, kui patareid sisse panna, ongi töövalmis. Mida see pult siis võimaldab? Puldil on 10 mudeli mälu, mida saab siit valida. Mudelitele saab panna nime, kuni 3 tähte on nimi. Siia üles tekivad ka servo reversi märgid, saab vahetada servode suunda. On endpoint adjustment ehk saab piirata ära, kui palju rattad pööravad paremale vasakule, kui palju antakse gaasi või kasutatakse 3. kanalit. Need ei ole sümmeetriline piiramine, vaid otsapunkti piiramine. Trimmid loomulikult kuni 30%, dual rate, eksponent ehk see tähendab, et saab pehmendada või järsemaks muuta kõveraid, ei ole lineaarne see juhtimine. ABS piduri saab aktiveerida ning kasutades ka vastuvõtja peal olevat pisikest nupukest saab, olenevalt muidugi vastuvõtja tüübist, saab ka fail-safe'i aktiveerida. Ehk kui ühendus vastuvõtjaga ära kaob, siis laev või auto ei sõida minema, vaid soovitav on programmeerida, et ta jääks siis seisma. Ning see oleks lühidalt ka kõik. Loomulikult automodelistile eriti vajalik dual rate'i lüliti rooli peale. Selline pult hiinlastelt. Ja nüüd vaatame, mis on LED-pöödi 4 rootoriga kaameraga pisikese kopteri karbis. Siin siis peaks olema lendav kopter koos kaameraga ning saatjast näeb otse siis pilti, mida see kopter parajasti näeb. Ja mida karp sisaldab? Kõigepealt siis kopter ise, 4 rootorit, siin ees pisike kaamera ja selline meeldiv väike lennumasin. Siis võtame need juhtmed eest ära. Juhtimispult. Puldil on siis siin võimalik näha ka
pilti ning on võimalik näha ka seatud menüüsid, akupingeid ning hiljem, kui tööle lülitame, siis on näha juba siin konkreetselt, millist pilti siin kuvada saab. Lisaks on komplektis terve rida juhtmeid. Üks juhe läheb komplekti akulaadijaga, saab korraga laadida 2 akut ja seda arvuti USB august. Kuna saatjal on videoväljund ja on ka heliväljund ning tal on ka õpilase-õpetaja moodul, siis on lisaks juhe kaasas, mille abil õpilase-õpetaja süsteemis lennutada. Ning kuna sellele saatja tarkvara on võimalik uuendada üle arvuti, üle interneti, siis on kaasas veel ka internetiga ühendamise juhe. Lisaks on siis komplektis lipu akukopteri jaoks ja varupropellereid, kumbadki 2, kuna oranžid ja mustad pöörlevad eri suundades. Ja on kaasas pisike kruvikeeraja ning saatja ja vastuvõtja, kui vahel ühendus ära kaob, siis nende paaritamiseks pisikene kontaktikene, mida siis üldjuhul vaja ei ole. Nüüd selleks, et mudelit demonstreerida, tuleb ühendada ta akuga. Siia aku külge. Pistame ta siia kopteri sisse. Kontrollime, et pistik läheb meil õigesti. Nii. Ja lülitame saatja tööle, vaatame. Nüüd saatja hakkab otsima seda kopterit meil ja teatava aja otsib ning nüüd vaatame, kas ta on meil juba kaameraga, on ta meil juba leidnud, et kui siin näidata, siis on täiesti näha, et kopteri videolink juba töötab. Ja juba täiesti on võimalik sellise lennumasinaga juba proovida ka õhku tõusta. Tevo 4 saatja on siis 4 kanaliga kaasaegne saatja, millel on siis põhja all nii heli kui videoväljund, millel on võimalik kangide jäikust keerata, millel on akutoide, kuid saab ka kasutada 4 tavalist patareid. Kannatab toiteks kuni 12 volti, saab panna lisalüliteid, kui juhtub vaja olema, ning siinpool ka pesa USB kaabliga arvutiga ühendamiseks, et vajadusel tarkvara uuendada. Nüüd saatja on mõeldud nii lennukite kui helikopterite juhtimiseks, ta ei sisalda küll täis kõiki võimalikke menüüsid, kuid kõik vajalikud mikserid on olemas ning menüüdes liikumine on lihtne. Enter nupuga on 3 põhilist menüüd, noolega alla saab ja noolega ülesse saab nende vahel valida ning Enteriga saab liikuda menüüdes. Omapärane on puldil see, et kuna tal on nii suur LCD display, siis tarbib ta ka palju voolu. Selle tõttu on võimalik puldil lülitada madalamaks võimsust, kui lennatakse sellise lihtsa lepatriinu sarnase helikopteriga, mis on enda ligidal, ning on võimalik reguleerida ka LCD ekraani heledust. Heaks omaduseks on veel ka LCD ekraani vari, et selle abil siis ka verksa päikesega on võimalik näha. Kopterit on võimalik tõesti, YouTube'ist leiab neid videosid, on võimalik lennata ka teise tuppa ja vaadata, mis seal toimub.
Nüüd sarnase puldiga, kuid ostes juurde teise vastuvõtja, on täiesti võimalik lennata ka delta tiivaga lennukit ning on ka veesaba mikser. Nii et hea valik niisugusele väga ütleme nõudlikule mudelistile.